Artjom, mida sina enda elus kõige rohkem kahetsed? No mul on elus juhtunud palju asju, selles mõttes, et Tšau, mina olen Millennial Artjom. Ja ma olen Zoomer Chris. Ja meie oleme Millennials. Tänases osas uurime me Eesti inimestelt, mida nad elus kõige rohkem kahetsevad. Ja me läksime siis Balti turule ja vaatama, mida inimesed kahetsevad kõige rohkem ja mida nad on tegemata jätnud enda elus. Lähme videosse. Let's go! Nii, mul üks küsimus selline siis, et mida teie enda elus kõige rohkem kahetsete või tahaksite nagu muuta? Kas on midagi siukest teatud asja teil, kui mõtled tagasi? Ei, mul küll ei ole. Elu on nagu täitsa hästi läinud. Kõik on ilus. Teil ka? Jaa. Oh my god, nii tore poiss. Ei, mul küll ei ole. Mul on kõik jumal hästi. Kõik on ilus. Oh my god, see ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Ei, midagi ikka on nagu... Aga no see on aus vaata, et inimesed, no mina ka ei kahetse midagi niimoodi lihtsalt, et noh. No ja võib-olla sul ei tule pähe ka kohe, aga no jah, selles mõttes jah, et ei ole mõtet elus midagi kahetseda, sest sa ei saa seda nii muuta, on ju. Jah, aga võib-olla midagi ikka, mis on nagu midagi südamesse jäänud, vaata, et... Mehele minekut. See on nii huvitav vastus ka samas. Jaa, selle tädiga oli selles mõttes lihtne, et me ei pidanud üldse teda kuidagi üles soojendama ka. Kohe, mehele minekut! Jep. Okei, kuulu, mis ta siis räägib nende mehele mineku kohta? Mehele mineku? Jaa. Mis sellest nagu täpsemalt siis, et või laiali? Täpsemalt, meestega ei saa jamada. Et ei tasu mehele minna või mis mõttes? Ei tasu minna, issand jumal. Aga kuidas siis lõpeb maailm ära nagu? Maailm lõpeb ära. Ma ei tea, kas ma saan nagu täpselt päkkida seda vastust tal. Et ei tasu üldse mehele minnes nagu... No ilmtõenäoliselt on seal tal elus lihtsalt väga halvad kogemused meestega. Ja halvad mehed on olnud, jah. Ja ei olegi midagi teha. Väga tähtis on tegelikult tõesti arvestada teiste inimeste tunnetega ja nende kogemusega ja olla empaatiavõimeline, et võib-olla mul see empaatiavõime tihtipeale võib-olla kaob nagu ära, et on vaja midagi nagu välja öelda ja pärast mõtled, et issand jumal, et oleks võinud mitte öelda. See on aus. See on aus, jah. Iga inimese puhul ma arvan, see on kõige raskem asi ja ma ise võin ka öelda omast kogemusest, et nooremana sa kindlasti olla rohkem emotsionaalselt nagu käitutud, kui emotsionaalne olukord, sa hakkad kohe mingi vaata vastu kohe hakkad tulistama. Aga nüüd ma olen ka, kui ma olen emotsionaalne, siis ma ei vasta kohe, vaata. Ma mõtlen läbi oma mõtted. Aga kas sul on ka mingi selline piir, kus sa mingi hetk lihtsalt ei suuda kontrollida ennast? Mul on olnud, aga see on siis, kui tulebki mingi väga nagu ränk mingi asi, keegi ütleb, on mingi väga lolli või mingi väga midagi valusat keegi teeb, siis ma olen küll nagu, et siis ma ütlen sulle nagu tahtlikult nagu, aga enamus ajast ma ikkagi hoian neid, aga see on aus. Valetamine. Valed on elus sellised asjad, mis keeravad sut pereselu kui aus alla ja sut palju et jah. Mulle tundub, et see tuleb tal nii südamest, et ta on selle tee ise läbi käinud ja see on tõsi, et valetamine, ma ei räägi valgetes valedest, aga mingid sellised suuremad valed või kui sa jäädki kellelegi rahadega võlgu ja nii edasi ja siis valetada ennast aina suuremasse auku. Ma ei tea, mis teemat tema siin praegu käsitleb, aga ja valetamine on üks väga-väga halb asi. Ta tundub olevat ka noorema seas, kus kooliaas, kus ongi hästi palju selliseid fake sõpru, hästi palju valetamist, nagu ma mäletan gümnaasiumis kogu aeg oli mingi valetamine nagu, ehk siis ma saan... Vanematele siis või? Ei, mitte nagu oma seas, nagu klassikaaste seas ja enda vanus seas oli alati mingi valetamine. Mis sul valetasid siis? No mitte mina, aga nagu inimesed üksteise kohta mingid valesid ja mingid nagu beefid, vaata. Okei, et nagu näidata ennast nii-öelda kuidagi paremas valguses ja teist inimest kuidagi alandada. Mingid draamasid tekitada ja kõik see nagu... Ilmselt ma olen ka olnud selle seas, kus ma olen seda teinud, on ju, ei aja tagasi, aga lihtsalt ma enda arust olen sellest välja kasvanud või vähemalt ma üritan väga jälgida seda, et ma ei paneks inimesi taga. Et konstruktiivne kriitika, see on okei, on ju. Kas see lause paneks inimesi ma ei räägiks inimesi taga. Ma ei paneks inimesi tagant. Edasi. Jõudsin kõik teha, lapse kasvatasin, aga ikka inimesed peavad palju paremad olema. Natukene. Minu meelest niimoodi ja ikka mina mõtlen niimoodi,
et mina tahaks rääkida inimestega niimoodi, nagu mina tahaks, et minuga räägitakse niimoodi. Ma natukene pahasti räägin eesti keelt, aga väga hästi ja aga muidu on niimoodi, ma olen täitsa rahul. Lõpuks oli siuke poliitiline, muidu ma olen täitsa rahul. Ei, aga no ma saan aru, et tema point on see, et kui sa suhtud hästi inimestesse, siis inimesed suhtuvad sinusse hästi või? No ta tahaks, et jah, et nagu ta suhtub inimestesse hästi ja nemad suhtuks ikka tema samamoodi. Nagu hästi. Aga tegelikult ongi niimoodi see, et kui sa paned head energiat, sa oled positiivne, siis sul tulebki positiivne, noh, et sa oledki... No tihtipeale, samas ei pruugi olla, vaata, et sa võidki nagu humble olla ja siis mingi vend on ikka kuradi M-tähega genitaal, on ju. Aga nagu küsimus ongi selles, et kas sa lased ennast sellest häirida, sest see ei ole ju sinu probleem, see on tema probleem, et ta selline on, ju. Aga kui sina inimesena ei pea selle pärast muutuma tema vastu kuidagi toksiliseks või mis iganes, on ju. Kuigi jah, tihtipeale tuleb see kaitserefleks, et ma ei tea, keegi ründab sind, siis ründad kohe vastu. Kas teie elus on midagi, mida te kahetsete või tahaksite muuta või tagasi mõtlete? Ei ole absoluutselt mitte midagi. Ei, absoluutselt mitte ühtegi asja ei ole. No, nothing. No. No, not really. What the most regret that I had? I'm happy. I can't remember. Tore, et nii palju õnnelikke inimesi on ja kõigil on kõik hästi elus ja keegi tagasi ei vaata. Selles mõttes, et vaimse tervise poolest väga õige, ei tasugi tagasi vaadata. Pole mõtet. Ei midagi nagu tegemata ei ole jäänud, et mõtlete, et... No, eks nooruspõlves oleks ikka võinud asju teha, aga nüüd hakkab vanadus peale kippuma, et siis oleks võinud nagu rohkem asju proovida. Ta räägib nagu ta oleks mingi 70 ja ühe jalaga hauas. Nooruspõlves. Mees, sul on veel kogu elu ees. Et kusjuures ma mäletan ka, ma olin kuskil kunagi raadiointervjuur veel raadios Uno ja see oli enne My Hitsi. Mul küsiti ka, et mingi pidude koht oli teema, siis ma ütlesin, et ma pidudel enam väga ei käi, et ma nagu väga ei viitsi ja siis ilmselgelt nagu 3-4 aastat hiljem käisin reitsida pidutsemas. Et jaa, mitte et see elu elamine oleks mis iganes, aga lihtsalt nagu sa oled nii noor ja sul on veel võimalus nagu kõike otsast alustada, 100 korda failida ja 100 korda uuesti alustada, et ei tasu endast nii kiiresti nagu maha matta, ma ütleks. Koolis oleks võinud käia rohkem, tõsiselt. Oleks võinud ikka eluaja jooksul mitu ametit õppida. Ülikõva point, ülioluline. Koolis tuleb käia. Kui isegi, mul oli mäletan ka pidevalt konfliktis endaga, mida ma õpin seda bioloogiat, kui ma ei kasuta seda mitte kunagi elus, on ju. Aga see on üleüldine areng, sinu aju arendamine, et esiteks sa õpiksid õppima, õpiksid kohustusi täitma, maailma üldse nagu. Maailma tajuma ja see arendab ju aju väga palju ja teiseks ja see ka, et mitu ametit võiks õppida, see on tegelikult kõva, mida rohkem on sul skille, seda rohkem võimalusi on sul elus ja eriti tegelikult content creatorina sa arendad ju nii palju skille, mingi montaaž, filmimine, heli, valgus, kõik. Reklaam, kõik nagu, jah. Ja uudestaan Venetsiaan uudestaan. Ja sillä, kun mikä se on se Italia ja mikä sillä ajellaan sillä? Jällegi, okei, ma saan aru, et tegemist on tõenäoliselt pensionäriga, aga ei ole vaja ennast nii vara maha matta, on ju. Okei, see unistus on kogu aeg Veneetsiasse minna, on ju, ma aru saan soome keelest. Et come on, sa reisisid Tallinnasse, võta need lennupiletid ja reisi Veneetsiasse. Et ma arvan, et see on ju veel siiamaani teostatav. Aga võib-olla ongi äkki selle pensionirahaga natuke raskem lihtsalt seda rahaliselt käia nüüd Veneetsias. Tead, kui sa nagu vähegi oskad internetti natuke kasutada, siis sa võid need Veneetsia lennupiletid saada odavamalt kui kuradi Tallinn-Helsingi laevapiletid. Nagu reaalselt, sest et kui sa vähegi otsid endale netis ja sulle need kuupäevad peaksid sobima ja tõenäoliselt ütleme pensionärile võiks ju kuupäevad kergemini sobida, et tööd enam elu, ma ei tea tema tausta midagi, aga jällegi, et ma väga loodan, et ta jõuab ikkagi Veneetsiasse ja tema unistus saab täidetud. Nii et ma arvan, et on vare kahetseda seda veel.
hinnete korda saamine, seda on jah. Aga vaikselt on tegelema hakanud ja aina paremini läheb. To jump from an airplane. Okei. Kas sa oled kunagi tahtnud seda langevarjuhüpet teha? Jep, aga kui ma teen, siis ma teen mingi video sellest. Okei. Ma olen nii kõrgusekartlik, et... Ma kardan ka, aga see on siukene, ma ei tea, ennast peab ületama nagu. Mugavustsoonist välja, nii. Jah, aga see on... Ma ei tea, kas nii vanalt, minu arust ikka saab hüpata, saab ikka ju. Ma ei kujuta ette, kas seal on mingi vanusepiirang. Et ta kahetseb, aga minu meelest nagu... Täpselt, see on ju võimalus, on ju. Okei, ma saan aru, et see on natuke ekstreemsem kui Veneetsiasse minek, aga... Võib-olla süda ütleb üles, So you gonna do that? I hope. Okei. Vanemaid võiks ikkagi kuulata, ütleme vanemate jutte ja mälestusi ja et oleks mida ka oma lastele edasi rääkida. I'd like to marry. You'd like to marry someone? Yes. See kõlab kuidagi nii kurvalt. Ja see nii, samas on nii huvitav, et meil oli see esimene naisterahvas, kes ütles, et ma kahetsen kõige rohkem, et ma olen abiellunud seal mitu korda või mul on mingi mitu meest olnud. Ja see on vastand. Ja see on täielik vastand, et ma nagu kahetsen, et ma ei ole abiellunud. Ta vist ütles ka lisanud, et ta on juba on vist, et tahab uuesti nagu. Ta on praegu nagu toimivas abielu, see tahaks veel ühte abielu. Ta on olnud kunagi, ta tahaks uuesti. Okei. Aga jällegi nagu täiesti teine suhtumine. Again or the first time? I have never been married. Ei, ta ei ole kunagi. Okei, ta ei ole kunagi olnud siis, okei. Aga seda tahtsin lisada, et nendel jah, kui me filmisime, siis Soome turistidel on nii kuidagi lõbus tuju või nad räägivad nii huvitavad juttu. Jaa, nii palju lihtsam on juttule saada ja sa kohe tunned, et nad on palju pikemalt kasvanud ja elanud selles heas ühiskonnas kui Eesti inimene. Eesti inimene on tegelikult suht tõrges. Jälle kohe Eesti inimene ütleb, et ei ja siis jump from airplane, Veneetsia, marry. Kohe, sa ei pea isegi kuidagi üles soendama midagi küsimustega, et nad kohe kuradi tulistavad. Et eestlastega nagu näete, läheb natuke rohkem aega. Aga ei, sellegipoolest, kui eestlane hakkab sind usaldama ja ta saab aru, et sa oled normaalne inimene, siis räägib jumala pikalt. Räägib jumala pikalt, jumala lõbus on. Yes. First time. Maybe you go to Italy and you marry there and then you sky jump. Krisil on kohe plaan olemas. Kõlab nagu ideaalne plaan. Veneetsias abielluda ja siis teha veel ja Veneetsias nad jõuavadki niimoodi, et hüppavad lennukil. Ja. Helsingist lennuk tõuseb ja siis Veneetsia kohal kuradi kolmekesi parachutidega. Fortnite päteb. Normaalne. Hüppab bussist välja. No. Nothing comes to mind. Like I'm quite happy with what I have. What's your philosophy on that? So you don't regret anything, so why? I mean, I wouldn't be I am, like the way I am, if I changed anything in the past. No, I don't regret because anyways I can't change anything in the past, so I don't think about it. Kaks väga hea pointi nagu. See on väga hea point, et pole mõtet kahetseda, sest see ei saa niikuinii mitte midagi muuta enam. Ja see tegi sind selleks, kes sa oled nagu. Just nimelt. Ja selles mõttes, et ma arvan, et on okei mõelda tagasi mingitele asjadele just kui õppetundidele. Et ma tegin kunagi minevikus niimoodi ja see andis mulle sellised tulemused või sellest arenes tuleviku otsus, et sa ei tee siis nagu ja tulevikus sa lihtsalt võtad selle mitte kui ilmselgelt sa ei ole rahul sellega, mis sa tegid, aga sa võtad selle õppetunni endale nüüd selle tuleviku ellu ja sa kasutad seda, et mitte käituda uuesti niimoodi. Kahetsen, et ma ei pannud ust lukku ja tulevikus panen ukse. Vargad käisid majas, tulevikus panen ukse lukku. Väga lihtne. Aga ma arvan, et nüüd ongi aeg wrap-upida see video. Aitäh vaatamast ja ärge kahetsege mitte midagi elus. Need on elu õppetunnid ja kasutage neid lihtsalt tulevikus, et mitte neid samu vigu korrata. Ja, me oleme Millennials ja näeme teid järgmisel kolmapäeval juba uue videoga. Davai, pange like, subscribe ja tšau! Peace out!